Tere! Mina olen Toomas ja tahan teile rääkida Boschi vahvast aku järkamissaest, mille nimi on GCM18V305 GDC. Nimi pole tähtis, tähtis on kui vinge saak, see on akusaag 305 kettaga ja biturbo on siia kuskile peale kirjutatud. See on nüüd selline uue põlvkonna harjavaba võimas mootor, mis on siis disainitud koos Procore akudega, et seda tüüpi mootor saab sellest vingest akust maksimumjõu kätte. Aga sae enda omaduste juurde. Esimesena paistab silma see kaadervärk. Millega on tegemist? Tegemist on Boschi liigendsüsteemiga, mis siis liigutab seda saagi niimoodi. Kui tavalistel saagidel on siin enamasti sellised siinid, mis käivad tahapoole välja, siis siin on eelis selline, et sa saad kasutada kitsamates kohtades või töökojas panna selle sae vastu seina. Samuti ka kaldenurkade andmiseks ja muudeks reguleerimisteks kõik kontrollerid on viidud ettepoole, et sa ei pea siia tahapoole üldse küünitamagi, et selles mõttes tegemist on väga mugavasti kontrollitava aparaadiga ja väga hästi sobib ta töökotta või kitsasse ruumi. Mis veel? Boschil on see, et kõik, mis on punane, peab midagi tegema. Siin on näha näiteks nüüd selle üles-alla liikumise blokkernupp, hopsti, ja räägime siis ära, mis siin veel on. See on vertikaalkalde skaala. Saagi saad kallutada mõlemale poole. See on hästi oluline, eriti kui sul on mingi lai põrandaprofiil liist, mida sa ei saa nagu teisipidi panna, vaid sa peadki seda nurka tegema. See saag aitab. Väga hea. See on kihvt nupp. See on nüüd selline nupp, et oled tisler, kasutad sellist kaldet nagu 22,5 kraadi, siis 45 veel pooleks, siis muidu on, sa pead kinni keerama, kui sa tahad mingit ebatavalisemat kraadi saada. On ainult sul 0 ja 45 on siis plõks, aga see võimaldab siis kasutada, tekitada sellise fikseeritud stopiga 22 poole peale, mis on mugav, kui sa seda sageli kasutad. Peagi näitan, kuidas see käib. Mis selle sae puhul veel kihvti on? Kõik töömehed on näinud masinaid, millel on need tagumised piirded kettaga ära täksitud. Ja siis, kui nad siit minema visata üldse, et saeketast mitte hoida, siis paraku kõik materjali püsisin on otse peal. Siin on nii lihtne lahendus. See julla on siin trossiga küljes. Sa võid ta võtta jalust ära, kui sa teed suure kaldega lõikeid. Sa ei kaota seda ära teinekord, kui sul on vaja toetuspinda, sa saad selle asja siia lihtsalt tagasi istutada ja kõik on kogu aeg kontrolli all. See on hea. Mis siinpool on? Tolmueemaldus. Tolmueemaldus on selline, et võid näha, et siin on Boschi tolmuimeja otsiku jaoks kinnituskõrvade augud, aga õnneks tegemist on normaalse adapteriga, sa võid siia tavalise tolmuimeja ka panna, ta seest läheb lihtsalt koonusesse, sul ei pea selleks mingid Boschi teised special jubinad olema, saad oma olemasolevaid asju kasutada siin küljes. Siin on sügavuse piiraja, hästi lihtne, keerad, paned siit ette, hopadi, sügavuse piiraja, tavaline. See on nüüd selle käpa lukustussüsteem, tõmbad selle siia vahele, nüüd enam edasi tagasi ei sõida. Siin on üks suur punane asi. Mis see on? See on kihvt saak sellepärast, et siin on ketta vahetuse peale mõeldud, et kui sa lõikad erinevat materjali ja sa pead ketast sageli vahetama, ütleme näiteks, sul on vaja lõigata alumiiniumit ja puitu vaheldumisi ühel päeval mitu korda, mis iganes ühesõnaga, sa saad selle tavalise mutika siit ära vahetada, panna selle suure kiirkinnituse siia. Sa saaksid ketast nagu väga mõnusalt vahetada ilma, et sa peaksid seda kuuskanti rullima, vaid see käib käega lahti. Kihvt. See on kihvt. Nii. Veel, kaasas on selline piraadikäsi.
ehk siis ühepoolne pitskruvi. Paljud ei kasuta, paljud kasutavad see, kas see on naljaasi või mitte, igaühe enda otsustada. Teen harva tööd ja mulle meeldib. Mulle meeldib 10 sõrme, jumala kihvta on. Nii. Nüüd see. See ongi see, et kui ma enne mainisin, et seda horisontaalkalde reguleerimiseks on kõik kontrollerid ees. Põhimõtteliselt siis kõigepealt, jah, see on siiski vertikaal, jah, ma tean küll, okei. Horisont käib nii nagu kõikidel teistel tavalistel saagidel. Juhin tähelepanu sellele, et see saag käib 60 kraadi peale välja, mõnus. Siit poolt käib 52, siit poolt käib 60. Hea. Mis veel? On see, et kui sul on mõni nurk, mida siin skaala peal ei ole, saad kinni keerata, aga põhikraadide koha peal on siis see nõksti lukustab ära, nõksti lukustab ära. Ja kuidas nüüd anda siis külje peale kallet? Keerame selle lahti. On selline hoob. Hopsti. Ja nüüd on see käik siin vaba. Nüüd saad anda kallet. Ja enne rääkisime sellest 22,5 kraadi kontrollerist. Proovime, kas me sellega tööle saame siin. Hops. Tõmbad välja, keerad risti, lased siia tühimikku ja nüüd meil peaks käima klõps 22,5 peal. Hopsti. Käiski. Ongi. Päris mõnus. Enne ta seal ei lukustunud. Enne lõikamist, kui sul on nurk paigas, kindlasti palun lukustagem see ära. Ja mis see nupp siis siin teeb veel? See on nüüd selleks, kui sa tahad anda kallet paremale poole. Praegu tegelikult ma kallutasin vasakule, paremale ta ei lähe ilma, et me seda lülitit siin ei pööraks. Ja samuti on tal võimalik anda siis 47 kraadist kallet, mis mõnikord on vajalik. Siis seda saab siit avada, nii-öelda 47 kraadi kallet. Proovime, kas päriselt ka nii on. Kõigepealt lukustame selle 22,5 siit lahti tagasi. Kõvasti. Teeme sellega lahti. Saag on nullis. Ja nüüd, kui me tahame anda, praegu lükkan, kõik on lahti, paremale poole ei lähe, et ta läheks paremale poole, keerame seda nuppu ja nüüd on nii, kihvta. Ja nüüd on nullis. Ja kui me tahame anda siis 47 kraadi, siis me keerame seda nuppu. Keerame seda sama nuppu siia poole. Hopsti. Nii. See 47 kraadi käib vasakule, paremale ei käi. Ja nii ongi. Kui see nupp ei taha käia, siis natukene lase korra lõdvaks, et saeraskus selle nupu peal nii-öelda ei oleks, siis käib väga hästi. Mis veel? Mis siin on? Mingid nupud, tuled, värgid. Mis need teevad? Kohe vaatame. Siin on laser. Nüüd näidata, kuidas laser töötab. Panen selle klotsikesi siia. Ja vaatame. Panen klotsikesi siia. Või siia. Või kolmandasse kohta. Klotsik on nii väike, et ma seda praegu ei kasuta. Hopsti. 2 kiirega laser. See on väga kihvt laser sellepärast, et sa saad valida, kumb pool on sinu jaoks tähtis, vaatan. Et kas sinu jaoks on see puhas detail nii-öelda vasakul või paremal pool. Seda on hästi hea nagu siis lõikamisel arvestada, kui sul on mõlemal pool laserikiir.
mõned ütlevad, et laser on nagu nii ebatäpne ja ma ikka harilikku ja nurgiku või juti peal, olen mööda, ütlen, laser üldse ebatäpne, kõik on nagu halvasti mõnel kogu aeg. Siin on selle peale mõeldud, et kui on halvasti, siin on 2 reguleerimiskruvi, et sa saad ise reguleerida, kui lähedal on laserikiir siis saekettale ja kui mingil põhjusel on paigast ära, siis mitte õnneks nii lihtne reguleerimiskruvi asub selle musta kopsiku all, kus sa saad reguleerida juba laseri paralleelsust kettaga, aga sinna ei olegi vaja nagu ronida väga sageli, õnneks pole seda vaja kunagi teha mul. Siuke võimalus on sul olemas, nii et laser on hästi kihvt. Ja mis siin veel on? Sellel tööriistal on pöörete reguleerimise võimalus. Ehk siis vajutad siit kiirust. 3, 2, 1. Sul on 3 kiirust kasutada. See on hea siis, kui mõnikord kasutad lõikad väga kõva materjali, olgu selleks siis näiteks mingisugune tammepuit või mis iganes asi, teinekord on sul pehme asi, mõnikord üldse alumiinium näiteks või mingi keerulisem asi, milleks sa tahad väiksemaid pöördeid, saad seda teha. See tarkus siin näitab sulle aku laetust. Praegu ta oli kollane, ehk siis meil on aku peaaegu tühi. Midagi läheb nihusti, koormad selle asja näiteks üle, annad liiga palju kuuma, siis ta viskab siin ka häirekella tööle, siis läheb see termomeetri pilt põlema. Siis ta jahtub natuke, töötad edasi. Pole näinud seda reaalses elus, et oleks see mootor üle kuumenenud. Ja nii ongi. Vaatame, kuidas ta tolmutab. Mulle meeldib see ketas, mis tal peal on. See on nii sile. Seda peaaegu kaamerast ma ei usu, et näed, aga see ikka lõikab mõnusalt. No. See on mõnus. No. See on mõnus. See on see Expert for Wood. Boschi sinine puiduketas on siin peal. Kihvta. Et selline saag aku pealt. Ratastega statiivil. Nii ongi.